Muri hakkab näitlejaks. Liis sai endale koera ja pani talle nimeks Muri. Muri oli küll alles kutsikas, kuid juba päris pirakas, suurte käppade ja pikkade lontiskõrvadega. Liis hakkas Muriga aias mängima, viskas palli nii kaugele kui jaksas ning Muri jooksis ja tõi palli Liisile tagasi. See mäng kestis tükk aega ning tüütas Liisi viimaks päris ära. Muri oleks küll hea meelega edasi mänginud, talle palli taga ajamine väga meeldis, aga Liis kuulutas. Aitab küll, mõtleme midagi põnevamat välja. Ta silmitses Murit mõtliku pilguga. Tead mis, sa sobid suurepäraselt hundiks, ütles ta siis. Me hakkame mängima punamütsikest. Muri ei teadnud, mis mäng see selline on, aga ta oli viisakas koer ega vaielnud oma perenaisele vastu. Mina olen punamütsike ja korjan metsas vanaemale lilli, seletas Liis, aga sina jooksed samal ajal vanaema juurde ja sööd ta ära. Liis viis Muri elutuppa, kus vanaema kiiktoolis istus ning televiisorit vaatas. Näed, seal ongi vanaema, sosistas ta. Mine nüüd. Muri tegi nagu kästud. Ta jooksis vanaema juurde ja sõi ta ära. Liis ehmus. Muri, kiljatas ta. Mida sa nüüd tegid? Me ju ainult mängisime, aga sina neelasid vanaema päriselt alla. Rumal oled. Muri hakkas õnnetult niutsuma. Ta ei saanud aru, mida ta oli valesti teinud. Tubli koer peab ju kõik oma peremehe käsud täitma. Vanaema, hõikas Liis. Kuidas sul seal on? Väga pime, vastas vanaema koera kõhust. Mis juhtus? Kas elekter läks ära? Ei, me mängisime Muriga punamütsikest ja ta neelas su kogemata päriselt alla. Palun vabandust. Pole viga, kostis Muri kõhust vanaema hääl. Ainult, et kuidas ma siit välja saan? Seda Liis ei teadnud. Õnneks tuli just siis koju vanaisa. Ta töötas teatridirektorina ning mõistis kohe, milles asi. Selge pilt, ütles ta. Muri elas lihtsalt oma rolli liiga sügavalt sisse. Meil juhtus ka ükskord teatris nii, et üks näitleja pidi mängima kummitust ja elas oma rolli nii sügavalt sisse, et muutuski nähtamatuks. Pidime ta puhvetisse viima ja alles siis, kui ta oli ära söönud 100 kotletti ja 50 kanajalga, sai ta oma endise keha jälle tagasi. Teatris juhtub nii mõndagi. Aga kuidas me vanaema välja päästame, muretses Liis. Ma ei taha, et Muril kõht lõhki lõigatakse nagu punamütsikese muinasjutus. Seda me loomulikult ei tee, lubas vanaisa. Otsime taas abi näitekunstist. Ta silitas Muri pead. Mängime nüüd sellist mängu, et sina oled kana ja hakkad munele, ütles ta. Muri oli sõnakuulelik koer, ajas silmad punni ja muneski suure valge muna. Vanaisa koputas muna koorele. Oled sa seal sees, mu roosike? Küsis ta. Olen tõesti, vastas vanaema. Ta tegi munakoore katki ja ronis välja. Vanaisaga ulatas talle oma käe ning juhatas vanaema pidulikult tagasi kiiktooli. Aga Liis ja Muri läksid õue ning hakkasid jälle palliga mängima. See mäng meeldis Murile palju rohkem kui teater, sest siin tohtis päriselt kõike teha. Päriselt joosta, päriselt palli närida ja vahel ka päriselt aiaposti äärde pissida.